Nii, tänases proovime ka teha midagi sihukest podcasti laadset asja. Esimesena võtame siis ette meie hea koostööpartneri, kellega me oleme juba teine aasta jookseb äkki vist askeldanud siis kriisivaru seljakotiga ja muude vidinatega juurde. Et miks me täna selle podcasti ette võtame ja väikse update'i selle seljakoti puhul ongi, et on seljakotil olnud siis palju muudatusi nii toodete kui ka seljakoti endaga. Et minul on siin vana kott ja sina said just täna siis uue koti. Ja et no mis me siin rääkida saame? Alustame vist seljakoti välimusest. Kui me praegu vaatame seda vanat kotti ja uut kotti, no väga palju nagu otseselt niimoodi peale vaadates muutuseid ei olegi. Kohati on jäänud suhteliselt sarnaseks, nagu veits must, seda on kõvasti kasutatud ka. Et jah, väljaspoolt on ikkagi pigem sarnane. Need mõlemad on siis 72 tunni premium seljakotid. On olemas ka partner kit, junior kit ja family kit, mis on nagu väga suur asi. Siis lisaks on ka 24 tunni kott, kui ma õieti mäletan, mis on sihuke, kuidas, dry bag. Dry bag. Too veel olemas ja üks asi, mida ma kindlasti varsti enda auto peale tahan, on autokit veel eraldi neil. Et tollega on ikka väga palju kõvasti vaeva nähtud ja seda käes hoitud sai, siis sai ka aru, et seda on vaja. Samamoodi on ka siin näha evakuatsioonipakk, mis meil on ka varasemates videodes, samamoodi nagu seljakotidki, on ka varasemates videodes olnud. Ja selle raha eest, mis evakuatsioonipakk maksab, saad sa ikka küllalt ja peale. Nii. Kuidas me siis pihta hakkame sellega? Hakkame järjest asju võtma ja siis vaatame, mis on äkki samaks jäänud ja mis on vahetanud. No, teeme niimoodi. Alustame nii, võtame selle ülemise sahtli, noh, ütleme siis väiksem sahtel. Siin peal on ka. Peal on ka veel sahtel, jaa, aga jõuame vast olla nii mingi moment küll. Nii. Ehk siis selle kotil nüüd ongi see esimene see pisem tasku, või noh siis keskmine tasku. Siia on ära pandud siis ilusti vesi, söök ja tööriistad. Muudatused on meil siis kohe näha juba siin. Et mis me just välja võtame, see ei kuulu peale siia, selle ma tõstan ära. Aga jäänud on praegu hetkel samaks vesi, on ju. Tunduvad on samad asjad, ehk siis 100 milliliitrit, kokku 200 milliliitrit vett on seljakotis. Nüüd mulle tundub, et aquatääbid on küll natuke muutunud, et sinu kotis vist on ainult üks ja vanas kotis on siis 2. Niisugune väike muudatus. Ja niisugune tore asi nagu elektrolüütide trink, mis siis vanas kotis on selline plastiktops ja uuemas siis on nüüd sellised lahti võetavad nagu pakendid. Neid on kokku, vanas kotis on nüüd 500 milliliitrit, palju sul teda kokku on? Ehk siis jah, ühe tabletiga saad 500 milliliitrit vett. Siin on kokku 10 tabletti. Aga kas me leiame siis ikka nüüd selle... Minu arust need ei ole joogid, need on nagu need magneesiumi pulgad rebid lahti siis. Need on sellised. No, siin on jah, on tableti variant on sees. Et siin on jah, sihukene, ütleks, selle koha pealt on suhteliselt suur muudatus nagu tekkinud sisse. Aga ei ole hullu. Kõik on ikkagi põhimõtteliselt sama.
nii. See, mis teeme, võtame see tööriistakoti, aga paneme esialgu kõrvale ta, sest siis me saame seda taskut natuke rohkem lahtisid võtta. Nii. Järgmisena mõlemal kotis siis Energia 5. Mul on üks pakk alles, sest teist pakki sai nagu testitud ja proovitud igatepidi ja antud proovida teistele ka. Et Energia 5 on jah nüüd niisugune tore toit, millel on 9 siis ütleme niisugust klotsikest on 9 pakis koos, 2 tükki on neid kokku, on ju, neid pakke. Ja miks tegelikult see Energia 5 on hea, ongi see, et tema säilivusaeg oli 20 aastat ja sobib ka tegelikult imikutele, ütleme, kriisiolukorras meil on vaja ju toita ka lapsi ja imikuid, mitte ainult iseennast või oma partnerit. Et sellega võib arvestada, et selle kotiga tuleb kaasa ka 2 pakki Energia 5. Soojalt, külmalt või niisama süüa. Nii, järgmine upgrade tegelikult selle kotis on ka see, et kuna vanas kotis on üks võrktasku ja üks niisugune, kuidas ma ütlen, Tavaline tasku. Tavaline, nagu ma ei tea, mis materjal täpselt olla võib, tasku. Aga uues nüüd on meil 3 võrktaskut. 3 võrktaskut jah, on tehtud, mis on tegelikult, ma ütleks, parem kui selle vana puhul, et asjad ei liigu nii palju ringi. Nagu siin sees ka on, et nendes taskutes on ju, siin on meil märkmik on ju sees, mille mina olen saanud sellise, mul on pliiats, märkmik ja siis on põhimõtteliselt niisugune dokumentide või informatsioonileht täpsemalt, eks, kuhu paned tähtsamad numbrid ja kõik sellised asjad. Aga sinu omas ma nagu ei näegi seda. Seal on ka niisugune väike muudatus toimunud. Nii. Järgmine tasku, sinul on pandud sinna raadio ja vana koti puhul on nüüd see, et tegelikult uuel kotil on ära märgistatud see koht, kuhu raadio käib, on niisugune ülemine, kuidas ta on, oranž. Samas kohas, kus sul. Jah, et niisugune oranži lukuga tasku, aga uuel kotil on ta automaatselt tõstetud sinna alla, mis on, ütleks siis, parem, kuna ta ikkagi on omas niisuguses eraldi taskus, et jälle ei ole mingisugust ringi liikumist või ütleme, kui sul on vaja iseennast nagu natukene hoida sellises Kreimen stiilis ja peidus, et ei juhtuks sellist asja, et raadio võib-olla kogemata käima läheb, mis selle raadio puhul on küll suhteliselt nulliligidane protsent, aga ikkagi. Et on hea, et on tõstetud sinna taskusse. Ja samas ega keegi ei keela teda tõsta nii, nagu on ta vana süsteemiga, et tegelikkuses ta mahub ju väga edukalt ka siia, see ülemine, ütleme siis nagu tehnikatasku, nagu nad nimetavad, on siis piisavalt suur, et mahutada ära taskulamp ja raadio. Akupank on nüüd järgmine seal taskus, siin on ka toimunud muudatus, et siin on juba näha, idee on sama päikese laadimisega, siin on päikese laadimine ja protsendid peal. Kui me nüüd ümber keerame, siis tagajuhtmete osa on jäänud täpselt samaks. Lisaks mõlemal on peal taskulamp, mis on uuemal on siis rohkem nagu powerit, kui on vanal. Ja USB-de süsteem siis vanal on, nagu näha, on 2 USB siis auku, USB-C ja siis ütleme niisugune vana auk. Uuel jälle on vastupidi. On 1 USB auk, USB-C ja siis vana laadimissüsteem. Ja kui ma õieti vaatan, kas tal tõesti on nüüd see laadimissüsteem on veel lisaks, et paned lihtsalt telefoni akupanga peale. Et mul vist ei ole seda. Vanal niisugust asja nagu küljes ei ole, aga tundub, et uuel vist isegi on. See peaks olema ikkagi. Kirjas ei ole äkki. Okay. Seda me peame testima. Ma ei tea, missuguse vidinal, et meil ei ole kummaga niisugust telefoni. On küll, sul on. Minu oma töötab nii või? Jah, see on. Praegu seal. Et jah, on
ütleme, neid upgrade on kõvasti rohkem selle akupanga puhul. Teatud jah, asjad on nagu kaotsi läinud, nagu see USB 1 auk, et see praegu hetkel nagu annab laadida siis ühte vidinat. Ei ole ju siin on ka. Nojah, ütleme jah, need juhtmed ka veel lisaks ikkagi kõvasti rohkem vidinaid. Väga hea asi, kusjuures nii palju nagu on päästnud see olukordadest. Nii, okei. Sul on mingeid lisaasju veel? Ei ole. Ei ole, siis jah, selles keskmises taskus on veel üks lisatasku tegelikult olemas, mis on hetkel tühi, ehk siis nii nagu ta mõeldud on, et inimene saab ise enda silma järgi tegelikult seda kotti kujundada, et kuidas tal oleks mugavam. Nii. See keskmisesse taskusse meil käib ka siis tööriistakott, mis on pealt on täpselt samasugune, ei mingeid erilisi muudatusi, hea võrkkott, pealt näeb kohe ära, et mis seal sees siis peidus täpsemalt on. Vaatame, millised on muudatused selle sees, et nii. Ühesõnaga, kindad on oma stiili muutnud. Siin on, minul on praegu number 9 kindad ja sinul on... Mul on ka 9. Number 9 teinud. No, peopesad on samasugused neil. Vürti kindad, nii nagu ikka. Ja värv on lihtsalt muutunud, ütleme niimoodi, et uuemad näevad kõvasti paremad välja. Et uued mulle meeldivad rohkem. Nii. Järgmiseks, mis sul näppu jääb? Sul on lightsticks, jah? Sul on kaasas neid seal 4 tükki. Uuemad on tunduvad pisut suuremad ka, kui need vanad on. Vanu siis neid lightstick'e oli ainult kaasas meil 2 tükki. Ja uutel on nagu näha ka, siis on Bugouti enda logo peal, mis on ülisoliidne asi. Ülisoliidne. Nii. Mis meil järgmiseks siis on? Tormitikud. Siin vist otseselt mingit muutust meil ei ole. Enne põhja all on meil külje peal. Tormitiku värv on muutunud. Hea klassikaline pruunivärvi tormitikk. Pruunid. Pruunid, jah. No, täpselt samad asjad. Siin meil muutust ei ole. Need on siis jämmel sellised. Et väga head asjad. Tuleb väga palju kasuks. Vihmasilmaga, eriti veel inimene, kes igapäevaselt ütleme sihukest pushcraft või ellujäämisasja ei tee, siis tormitikud päästavad selle päeva, ütleme, vihmasilmaga väga kiirelt ära. Nii. Siis on meil nipukad, päkapikupoojad. Ahhaa, siin on ka üks muudatus sees. On suuruse vahe. Ehk siis vanas kotis on meil väiksemad ja uues on meil ikkagi suuremad. Nipukatega jah, saame ju tegelikult parandada riided, kui väga tahta. Vajadusel me saame seda plastikut sulatada millegi peale. Ühesõnaga, maailm on avatud, me saame ehitada ka nendega. Nii, mis sul tuleb sealt? Vürtinuga, see peaks olema mõlemas kotis täpselt samasugune. Lihtne nuga, vist ei ole mingit täpselt sama asi. Mõõtud ka täpselt sama. Et klassikaline, ütleme, ehitusnuga. Ja tegelikkuses ju omad põhiasjad ikkagi selle noaga saad ära teha. Ma ütleme, hakkame nüüd siin pakkusid pooleks raiduma ja nii edasi. Pigem on jah ikkagi lihtsamad tööd saab ära tehtud. See nüüd on kokku volditav siis saag või kuidas öelda, slide, soo täpsemalt. Mõlemas on ta sama Pradase firma, miks nad valisid nagu selle sae, ongi just selle põhimõttega, et ta on kaalult nii palju kergem. Esialgu ma soovitasin neile Pako oma. Jah, Pako on niisugune tummisem veel kui see, aga elementaarset saagimisel me teeme ikkagi ju täiesti vabalt selle saega ära ilma probleemideta.
jälle üks hea asi, et inimene endale peavarju saaks ehitada või küttaks siis puid teha. Mis sul seal veel magicut on? Labidus, jah? Okei. Niisugune mõnus pisikene, kuidas öelda, aialabidus. Et mõlemal on ta ikkagi täpselt samasugune. Siin ka muudatusi ei ole. Väga lihtne ja robustne sihuke pisike labidus. Ütleme oma sihukest väikest WC-potti metsast teha, et me ei jätaks ikkagi enda asju kuskile vedelema. Ja muidugi ka peavarju ehitusel tuleb väga palju kasuks, kui sul on võimalik endale siis ütleme tugitalad maa sisse kaevata või kui sa ennast varjata soovid, siis Dakota Firehole'i kaevata, et ei pea noa või kätega seda tegema. Nii, patareid. Nüüd on patareidega sihuke asi, et 2A patareisid on mõlemas kotis 4 tükki, aga 3A patareisid on veel vähem, ehk siis nagu näha, on seekord 3A-sid rohkem kaasa pandud. Ja patareid siis käivad meil jah siin raadio sisse ja pealambi sisse. Nii. Nöör. Nöör on ka täpselt samasugune, tundub, et kogus on ka sarnane, et nööri me kasutame jälle samamoodi asjade parandamine, peavarju ehitusel on ju. Jälle väike hea asi, mis kaasas on. Prillid. Ahah, sul on kaitseprillid, samamoodi Vürti kaitseprillid. Niisugused väiksed lihtsad asjad. Et no metsal liikudes ikkagi, ütleme, kui sa oled sellises paanilises olukorras, et ja sa jooksed siin ringi, noh muidugi see reegel jah, et me ei jookse metsal ringi, siis vähemalt ei torka endale midagi silma. See on ka hea. Ja muidugi noh, kui ikkagi askeldad ehitamisega, siis miks mitte panna endale siuksed head plastikkaitseprillid ette. Nii, mis sa leidsid sealt? Prügikotid. Prügikotid, jaa. Ja kusjuures need prügikotid on meil tulnud sellisest toredast firmast nagu Pakendikeskus. Et prügikott on jälle vee vedamine on ja siis ütleme vee ületamisel meil oleks vaja ikkagi endale saada kuivad sokid jalga, siis vabalt võib ka kasutada seda varianti, et kilekotiksid jalga oma prügi vedamiseks, et me ei jätaks seda kuskile siia metsa alla. Okay, kui sa üritad ennast peita, siis sa ei taha seda sodi nagu maha jätta, et endast need jälgid inimesed teaks, kuhu sa liikusid. Nii. Mis sa sealt võtad nüüd? Ahah. Vana hea Milteki siis volditav ahi, millel on ka kaasas, meil peaks mõlemal olema siis ka süütetabletid. Ühe korra on seda kasutada saanud juba. Võtan selle välja ka, see on siuke hea lahti juba, et jah, et siuke lahti volditav. Tarbis on ka eraldi veel süütetabletid, millega me saame siis endale vett keeta või süüa teha. Ise valiks jah, võib-olla selle gaasi, aga kui nüüd hoolikamalt mõtlema hakata, et meil on vaja liikuda mitme punkti vahel, ütleme A, B, C ja nii edasi, siis siinkohal kompaktsus mängib kõvasti rolli. Nii, mis sul veel on? Sul on teip, mul on ka teip. Koguse poolest mulle tundub, et siin on isegi rohkem teipi. Aga kompaktsuse poolest on jälle, et vanas kotis see roheline teip, mis on niisugune ümar, muidugi noh, pisut jõudu rakendada saab selle ka lamedaks teha. Mis sul veel tuleb sealt? Luhtel. Vana hea spork. Et olemas kotis on ta täpselt samasugune. Ja lihtne vidi, mida kaasa kanda, see ei kaalu ka täpselt mitte kui midagi. Nii. Ja siis on marker. Markeril on ka väike muudatus sisse tulnud, kas sul on ühepoolne.
klassikaline marker. Mm. Jah, see on samamoodi. Mõlemad on. Jällegi markeri puhul on see, et miks me tegelikult näiteks kriisi või ellujäämise olukorras seda kasutada saame, ongi just see, et kui me nüüd tõesti tahame ikkagi ennast näidata, et kus me asume, siis on meil võimalus seda teha märkmik, mis meil oli juba seljakotis olemas ja selle sama markeriga endast mingisuguse märki maha jätta, et nüüd joo. Tore pakendamise osa. Tetris. Paras Tetris, jah. No, praegu on jälle see, et proovid kiiruga kokku saada neid asju. Nii. Kindlad. Nüüd on meil selle keskmise tasku lahkamine on läbi saanud. Ja nüüd on aeg ette võtta siis, mis on, võtame siis selle tehnikatasku, mis on meil ära märgitud siis oranžiga. Minul jah, nagu enne mainitud sai, on seal raadio ja lisaks on siin sees ka IMOS taskulamp. Hea lihtne, ilus näeb välja ka. Kõik on oranžiga, nii nagu mulle meeldib. Kui ikkagi metsal midagi ära kaob, siis oranž värv on ikkagi see värv, mis jääb silma. Siit taskust ma võtan ka tegelikult välja ühe asja veel, mis on mõeldud autodesse. On tasku, autodesse mõeldud on turvavöölõikur ja klaasipurustaja. Ehk siis minu kotis on ta, vanas kotis on selline variant ja uus on nüüd meil. Ideeliselt on sarnane, aga mis on see muudatus, mis nagu sinna juurde tuli, on see, et see vana ei püsi koti küljes kinni. Sellega oldi väga hädas. Ja uuel on nüüd tehtud jah, siuke klipsüsteem ilusti, mida vanal ei ole. Ja nüüd see klipsüsteemiga püsib ta ilusti koti küljes kinni, et on palju lihtsam koheselt haarata. Et nii on. Nii. Jätkame selle taskuga siin. See kõige esimene, siis ütleme see minitasku, mis siin on, siia on meil pandud nüüd ülisoliidne kotikene, Paagauti logo ja nagu näha siuke elementaarsete hügieenitarvete pildiga. Mis meil siin sees on siis? Kas meil on mingisugused muudatused või ei? No, siin sees on seepi, siin on tampooni. Need on mul olemas. Need on sul olemas. Tampoon on meil kokku praegu 1 kuni mitu 4 tükki vist peaks olema kokku. Nii. Järgmisena on meil niisked salvrätikud. On olemas. Siin vanas kotis on sellised pilved mõnnud. Uues kotis on uus firma. Nii. Selles kotikeses siin on õmblusvahendid. Ma ei tea, kui hästi need välja paistavad praegu. Aga on õmblusvahendid. Jällegi millegi parandamiseks. Riided. Magamisasjad. See on see. Tundub, et Ma õmmelda ei saa. sa ei saa õmmelda või? Mingi nii või? Sa pead mu asjad ära õmblema. No siis ma õmblen su asjad ära. Ei ole üldse probleem. Tundub, et vanas siis ikkagi ei ole neid sees.
õmblustarvikud või on mingi muu välimusega asi või? Ei ole, okei. Okei, nii, nüüd kui sa võtsid tolle kotika, siis sinul on vist täpselt samad asjad, ehk siis mille sees, no ühesõnaga selle koti sees on meil 4 plasti, vabandust, selle koti sees on siis vatitupsusid 4 tükki, on sul kirjas seal niimoodi? Siis kõrvatikud 2 tükki. Ja küüneviil. Mul on tegelikult vastupidi. Mul on 400 kõrvatikku ja 2. Oi, ma vaatasin ise valesti. Vabandust, jaa, 4 kõrvatikku, 2 vatitupsu ja küüneviil. Siis on jah täpselt samasugune kotik ikka seekord kaasas. Nii, mis me veel leiame? See oli nüüd meil siin kamm. See on niimoodi üks kamm. Mul kammi ei ole. Sul kammi ei ole. Ja lihtne klassikaline kammikene. Juuksed kammida, habet kammida. Nii, mis me veel leiab. Siis on hambapasta ja hambahari. See on ka nüüd ilusti olemas seal sees. Millegi me ei taha joosta haisva suuga ringi, tahaks ennast kuidagi värskendada, siis on vähemalt see olemas. Ja üks asi, mis pakub mulle huvi, on tegelikult habeajamiskreem. Kas sul on habeajamiskreem sees? Ei. Nii, vanas kotis igatahes on olemas habeajamiskreem. Ja mulle tundub, et siin on ka habeme ajamiseks. Ja, silett on samamoodi sees olemas. Et aga kuule, mul tuleb siit põhjast veel asju välja. Mul on üks seep on veel lisaks, üks tampoon. See tähendab seda, et mul on kokku neid vist 5 tükki isegi. Ei, ikkagi 4 tükki jah. Kuidagi ei valesti meelde. Nii. Ühesõnaga, hügieenitarbed on kotis olemas. Rohkem midagi siin peidus ei ole. Ma seljakotti 100 korda kasutanud, aga kuna asju nagu nii palju sisse pandud, siis vahepeal ikka kipub meelest ära ka minema, et mis on sees on. Nii. Esmaabipakk. Ja välja võtta. Ma võin anda oma välja võtta. Esmaabipakk. Ühe vennaga sai siin vaieldud ka, väga overkill on ja tegelikult ega ikka ei ole küll. Et kui sul on ikkagi pere kaasas ja ütleme emba-kumba ei ole kaasas tal siis mehel või naisel või lapsel esmaabipakki, siis vähemalt selle kogusega, mis siin sees on, kraami, see on ütleme niimoodi, saab terve pere ära ravitud, et meil on, kuidas neid kutsuti nüüd? Ei oska eesti keeles öelda. Inglise keeles siis. Ühesõnaga, sellised huvitavad vatitupsud, et kui sa selle otsa nüüd ära murrad seal, siis põhimõtteliselt on ta mõeldud haavade siis tohterdamiseks, et väga hea asi, mis kaasas on. Ma tea, kas sinu omas oli neid? Oli. Esmaabipakis on ka veel cold pack. Noh, vääname välja midagi. Koheselt saame külma peale panna. Selle probleemi eest hoolitseda. Samuti mina kutsun seda legomehe siis ütleme selleks kõplaks, mis on tegelikult mõeldud puukide väljatõmbamiseks. Samuti hunnikuga erinevaid sidemeid, puhastusvahendeid, plaastreid, pirakamaid siukseid, vabandust, siin on veel ka tegelikult, kuidas see nimetati, see mask, see mask on ka veel kaasas siin. Esmaabipakk on ikka paras pomm, jah, aga olgem ausad,
pigem igasuguses kriisi ja sihukestes hapudes olukordades on hea, kui sul on siis overkill variant kaasas. Nii. Selle sisse tagasi. Nüüd, kui me liigume edasi selle järgmise asjad, mis meil siin kotis on siis dry bag. Dry bagil tundub, et on ikkagi mingisugune muutus sees. Kas ta mõõt on nüüd sama või? Mõõdu poolest on nad samad. Ja see siin on 13 liitrit. Ei tea palju see. Ma arvan, et see peaks ka olema 13 liitrit. Või on ta pisem? Ikka pisem. Aga mul on laiem. Laiem. No ta võib jah olla ikkagi, mõlemal on 13 liitrit, et vana on meil niisugune musta värvi, aga uus on oranž. Jällegi, oranž pigem mulle meeldiks rohkem kui must, sest kui sa ikkagi oled sihuke, ütleme jah, paanikas ja vaja põgeneda, siis vähemalt sa ei unustanud seda oranži maha või ta ei jää sulle silma, selle mustaga nüüd asi vastupidi. Nii, suures taskus ka meil rohkem asju ei ole. Mul on. Sul on või? Sul on see sinna pandud. Jah, see minul oli ta ikkagi, oli siis keskmises taskus. On jah, meil vana hea telefoni, ütleme dokumentide siis veekindel kotikene. Jällegi ilusa Paagauti logoga. Väljaspoolt. Mul on sees ka taskud. Sul on sees ka taskud. Ma arvan, mul oli vist sama, kui ma nüüd õieti mäletan. Ja mõlemal on jah 2 võrktaskut on veel lisaks siin sees. Nagu joogipudeli taskuga seespool. No jah, põhimõtteliselt on nagu joogipudeli taskuga seespool. Mingisugused asju ikkagi õnnestub nagu seal sees ilusti püsti ka hoida. Nii, kuhu me edasi liigume? Võtame külje tasku võtta. Põhjaga. No põhjaga on meil niimoodi, et üks asi, mida jälle paljudel seljakottidel ei ole, ütleme, on siis lebomati või siis telgi hoidmiseks siuksed aasad on ja mida saame kokku tõmmata. Selle kotil on ka veel lisaks, mõlemal kotil on täpselt samasugune ka vihmakeep eraldi, koti enda vihmakeep, oranži värvi. Tõmbad selle peale ja kaitseb vihma ees samuti, saab ka sellega nagu näha, võrdleme nüüd seda musta ja võrdleme oranži, nii et sa saad ikkagi ennast nähtavaks teha vastavalt vajadusele. Et väga hea video. Aastate jooksul, mis mul matkakotte ja asju olnud on, ma olen vist reaalselt olnud ühe korra selle vihmakindla keebi siis sealt alt välja võtnud, et siis oli nagu tõsiselt kõva sadu ja ei tahtnud mu asjad nagu väga märjaks saada. Aga tuleb kasuks. Paagauti koti puhul nagu ongi just see, et hästi palju on nagu sellist asja, et sa saaksid ennast märgatavaks teha, et samuti on meil ju siin selja siis osa peal on veel lisatasku, nii nagu suuremalt artikli kõikidel on, mis on mõlemalt poolt avatav, nii paremalt kui vasakult on ja siis meil on sees on vihmakeep sul ja mul on ka siin peidus, minul on ta sinist värvi, sinul on ta musta värvi, ma arvan, et siin on mingisugune upgrade ka toimunud või see materjal tundub ka erinev. Ja sinu omal isegi paistavad mingisugused paelad, ma arvan, et see on kapuutsi paelad. Sul vist on, kas see on nüüd krõpsudega kinnitatav või? Vaatad sealt siit vahelt läbi, tunduvad nagu mingid velcro asjad ei ole või? Ei, see on see materjal. Okei, ma olen siin nagu vist. Kapuutsil on need paelad. Vanal kapuutsil neid paelu ei ole. Jah, samamoodi on trukkidega kinnitatav, aga sinu omal trukid on palju kõvemad, kui on nüüd uuel. Et
et jah. Nii, Helkur vist oli sinul ka sihuke, nagu ikka, mõlemal on peal ilusti Pagauti logo, lihtsalt värvivahe on. Samamoodi, et ikkagi kui auto tee äärde jääb, endal Helkur vist autos pole, aga seljakott autos on, siis vähemalt saab kuidagi ennast nähtavaks teha, et sihuke neoonkollane ja oranž, et uue kotiga siis tulevad asjad ja pisut teistsugused juba kaasa. Nii. Seejuures neid Helkur veste ja vihmakeepe pannakse minu arust Pagautil ikkagi iga tootega, just seljakoti tootega pannakse neid kaasa. Et noh, kuna ta ongi ju mõeldud tegelikult kriisikotiks ja A-punktist B-punkti liikumiseks. Nii, mis meil veel oli? Täna oma ja plasku, 1 liiter. Mõlemal on ta täpselt samasugune. Pea lihtne, kaalult kerge. Mul on nagu kõik täis praegu, et mingit erinevust või muudatust siin toimunud ei ole. Kuna kott ongi nagu ehitatud tegelikult selle peale üles, et oleks kerge kanda, siis on hästi palju valitud selliseid kergemaid asju. Nii, siit tuleb nüüd välja on kõrvaltasku, siis pudelile vastastasku, ütleme niimoodi, on kaasas neil ja on juba veidike ajaga kulunud ka ja kasutust ka kõvasti saanud, et on joogitopsid. Joogitops on, mis ta meil siin näitab, 500 milliliitrit. Mul on veits teine ikka. Sulle vist pisut teist. Mul ei ole väljas numbreid, mul on sees. Mul on mõlemad, mul on sees ja väljas. Sorry, mul on ka väljas. Et siis on tops on jäänud samaks, see on firmalt, mis ta oli, MTech äkki või? Niisugune lihtne tops, et minu puhul ta jah on kasutust juba saanud, et väga edukalt saab ka mõõta, nagu näha, siis topsi sees ja topsi väljas. On siis mõõtmiseks ka eraldi olemas ilusti numbrid. Siis on termokott. Noh, nagu näha, siis aeg on oma töö teinud, et ühel on kulunud juba ja teine on mitte nii väga kulunud. On. Lisaks on kaasas ka vile, mis vist ei ole hea mõte praegu vilistada. Mikrisse otse vilistamine ei ole hea mõte. Et sai ka sellest tegelikult üks huvitav video tehtud, et talvisel ajal, kus termovilega askeldada ja süüa teha kogu selle kupatusega, mis meil siin seljakotis olemas on. Nii, koti õlapaelad näiteks, mis mul jubedalt meeldib, mida väga vähestel seljakottidel on probleemiks, on see, et nad ei pane rinnarihmale vilet külge. Selle puhul on jälle asi teistmoodi, et on ilusti niisugune korralik oranži värvi vile külge pandud ja noh, olgem ausad, isegi klassikalisel tavalisel matkakotil võiks olla mingisugune vile küljes, et kui nüüd tõesti juhtub mingisugune õnnetus, vähemalt kuidagi saad endast märku anda, kui sa teistmoodi märku ei saa anda, siis vähemalt sul see vile ole. Ja okei. Siin üleval koti peal on meil parakordist tehtud siis ka sihuke, kuidas öelda? Sang, jah. Ehk siis veel lisanööri kaasas, mis on väga hea sihuke väike touch, kuna ma ise teen enda seljakottidel täpselt sedasama. Ja jällegi enda nähtavaks tegemiseks on ka niisugused, nüüd öeldakse randme, Helkur, paelad, tingid. Et suure. Jah, vanas kotis on siis pisem ja uuemas kotis on ta kõvasti suurem. Noh, laks, hoppa, see ampis laks peale. Lihtne vidin ja vajalik vidin. Pimedas soovib ka liikuda võib-olla, ennast nähtavaks teha, siis jällegi aitab palju kaasa. Nii.
veel siit infoks saama anda, ega seljakoti puhul rohkem midagi nii väga ei olegi. Tegelikult on. Seljakoti see seljaosa, kes on näinud, siis ma olen teinud ka Pentagonist, Pentagon Kailer, mis on 36-liitrine seljakott, tollest video. Mulle meeldib Pentagoni see seljaosa rohkem, kuna ta on ikkagi kõva plaat. Kui selg on ikkagi läbi, siis see kõva plaat on kõvasti parem aga selle puhul on matkamas sellega käidud igasuguseid väikseid metsa liikumisi tehtud ja ütleks niimoodi, et väga mõnus pehme, samamoodi need puusaosad ka, et kui sa tahad teda kanda nagu matkakotti kantakse, et sa ikkagi tõstad teda ülesse poole ja puusade peal, siis selle seljakotiga on see täiesti võimalik. Paljude teiste, ütleme, militaarseljakottidega teha ei saagi. Kui me hakkame siin vaatama teisi ettevõtteid, kes teevad ka militaarseljakotte. Ja ühesõnaga, toodet on uuendatud. Uuendamine pole kaasa toonud mingisugust hinnatõusu. Soodukas või isegi praegu? Isegi praegu on soodukas tegelikult, jah. Ja siinkohal lisaks veel selle ka nagu juurde, et kõigest just seda sama, ütleme siis 72 tunni seda premium-kotti või partner-kitti, kus siis tööriistasid ei ole ja mõned asjad võib-olla kindlasti veel puudu. Neid ei ole, siis ka saab meie koodi kasutada Stigander ja saate kaasa ka väikse kingituse, milleks on siis veefilter. Lifestro oma oli see ja kui ma õieti mäletan, siis ta on hästi hea kompaktne ja laseb samamoodi oma 4000 liitrit vett läbi. Et siukene asi kingituseks saada tegelikult sellise seljakotiga, kus juba suuremalt olete ikka kõik nagu olemas on, siis ma ei tea, päris hea. Kindlasti soovitame ka jälgida Pagouti enda poodi pagout.eu, kus on ka ülejäänud muud asjad, mis meil nagu siin näha on, ütleme seesama evakuatsioonipakk, siis need siin olid meil mikrofiiberlapid, jah? Käterätikud. Või käterätikud, et tegelikult on nagu Pagouti puhul see, et nad on läinud nagu next level sellega, et müüvad, kuidas öelda, kriisiolukorra asju nagu tikudoosist Ferrarini, mis nagu mängib hästi palju rolli, et kui sa tahad seda sama seljakotti endale võtta ja tahad veel seda paremaks teha, siis suuremalt jaolt saad sa ikkagi ju lehekülje pealt tellides kõik need asjad juba endale kätte. Ja me räägime siin ka riietest. Riideid on neil ka päris häid firmasid ja ütleme niimoodi, et hinnad on väga head. Et isegi tahaks ühte vesti. Ikka hinges, jah? Ikka hinges on see vest, jah, et võiks nagu ikkagi ära võtta selle vesti seal. Mis veel lisaks siis? Sul on siin üks asi all. Jah, mul on seal üks asi all. Kui me nüüd natukene teeme siin oma seti laiali siis nüpeldamist, siis võtame ära, juba läinud. Need asjad siit eest kõik on ka vähe siuke mõnus vidin, mida ma endale tegelikult pikka aega auto peal olen tahtnud, et oleks mul seal olemas. Kriisiolukorras muidugi jälle on hea, kui sul on kodus ka igaks juhuks olemas, on siis gaasipliit. Lihtne, siuke klassikaline gaasipliit. Gaas sisse, poisku peale, asi sooja, ilus siukene Pagouti logo jälle peal, väga mõnus.
et kaalub ka hästi kerge. Ma olen poes siin teisi ka nagu vaatanud, mis on kohati kaalult isegi raskemad, aga see on ikka täielik õhk. võrreldes nagu teistega. vot. ühesõnaga evakuatsioonikitti videot saab vaadata, ma panen selle siia kuskile ülesse ka. Ja saab selle kohta veel eraldi vaadata, mis on selle sees. Et üks uuendus arvatavasti on evakuatsioonikotiga tegelikult olnud ka just viimane kord, kui ma mäletan, siis selles vanas pakis peaks olema veel lätikeelne juhend. Et seal juhendis oli nagu kirjas sellised elementaarsed asjad, et sõjavägi, politsei, kiirabid ja samamoodi oli ka tegelikult siis juhendis ka sees, et üks asi, mida su kotis ei olnud, oli see, et enda informatsiooni nagu lehekülg on selles kotis sees olemas. Seda ei olnud kahjuks. aga pole hullu. Mida evakuatsioonipakk sisaldab, seda ma võin kohe siin ära öelda, kes tahab, vaatab videotele eraldi. evakuatsioonipakis on meil snäkid, mis on toodetud meie teise sponsori poolt või sponsor on enam öelda, koostööpartner pigem, Food Force. Nemad teevad sinna siis snäkke, siis meil on seal vett, vesi on seesama, mida te seljakotis ka nägite, aga siin sees oli teda kokku poolid. 400 ei olnud. Minu arust oli 4 pakki. Või 4 pakki. Ma mäletan, kas 4 või 5 pakki on seal sees, täpselt. siis on mõningad siuksed hügieenitarbed, salvrätid ja nipet-näpet, siuksed asjad. Termotekk, ülihea asi. Et põhimõtteliselt on ta sama asi nagu siin sees on, lihtsalt on ta niisugune lapik. Et reflektorpael. Vot näed, reflektorpael. Helkurpael. Et see on ka selles kotis olemas, evakuatsioonikotis olemas ja siis jah, see kriisis hakkama saamise nagu juhend. Et igatahes loodame, et see video meeldis teile. Kindlasti teeks veel selliseid huvitavaid istumisvideosid natukene teistsugustel teemadel ka, kui lihtsalt seljakott. Võtaks üleüldiselt muid huvitavaid asju läbi ja võtaks veel uusi inimesi ka sellesse olukorda. Ehk siis podcasti olukorda. Ja arutaks üleüldiselt asju. See on hea mõte. Jah. Ühesõnaga, kui te tunnete ka, et see tegelikult on hea mõte, et arutada kõik igasugused huvitavaid asju läbi, et mis toimub meil maailmas, mis toimub siin varustuse ja sellises matkamaailmas, et pange see kommentaar siin alla ja teeme ära. Ongi hea niisugune mõnus koht, kus käia istumas ja puhuda lihtsalt vahelduseks juttu. On. Näeme varsti jälle.